Tere sõbrad, kas te mõistate ka, kui elevil ma praegu olen? Ma olen nii elevil lihtsalt, sest Mihkel võttis just lapsed ja läks nendega jalutama. Ja teate, mis mina teen või? Ma lähen üksinda poodidesse. Kas te teate, millal see viimati juhtus või? See juhtus viimati, ma pean kätt lihtsalt toetama. See juhtus viimati aprillikuus. Ja ma isegi vlogisin seda. See oli see viimane nädalasisene päev vist, kui ma veel tööl ei käinud. Ja ma ütlesin, et ma tulen naudin oma viimast seda hetke. See oli viimane kord, kui ma käisin üksi poodides. Nii, et mul ei olnud mingit ajalimiiti, mingeid lapsi, kes ei taha seal olla. Ühesõnaga, oh my god, see on õnnis hetk. Igatahes, tere tulemast uude vlogi. Käes on tegelikult laupäev, kell on mingisugune 5:30 õhtul, seega mul ei ole meeletult palju aega. Aga sellegipoolest. Ja on 21. juuni. Oodake, ma korra kontrollin. Jep, 21. juuni. Mis tähendab seda, et ülehomme on Mihkli sünnipäev. Ja kas mul on talle kingitus? Ei ole. Sest me teeme iga aasta seda, et meil ei ole midagi vaja, mul ei ole midagi vaja, ma ei tea, lähme koos parem kuskile, ma ei tea, sööma, mida iganes, hoiame raha kokku ja kulutame seda mujale. Ja siis mõlemad umbes päev enne mõtleme, et kuule, päris nii ikka ei saa. Ja siis tema siis kinkis mulle mikrofoni, mis by the way, näete, on mul siin küljes. Võttis siis täpselt aega 21 päeva või? Aga ma panin endale selle külge, nii et ma loodan, et heli on nüüd ka veel parem. Igatahes selle kinkist on mulle koos statiivi selle tripodiga. Ehk siis ma pean ka midagi välja mõtlema. Ma mõtlesin, et äkki ma käin sealt Mason Beastist läbi. Talle see bränd väga meeldib, aga mul on väike kahtlane tunne, et see esinduskauplus ei ole täna lahti. Seega me peame mingi plaan B välja mõtlema. Aga ma ei ole praegu üldse isegi mitte närvis, sest küll me midagi mõtleme ja küll me midagi leiame. Ja ma saan seda kõike üksi teha. Mitte koos Leoga, kes ei taha olla kärus ja tahab ainult joosta. Nii et juhu, läksime. No nii, ma olen vahepeal ära käinud Ülemistes ja ma sain aru, et ma tegin selle seadusliku vea, et ma tegelikult tahtsin minna ju Kristiinesse, sest et ma riideid Mihklile anyway ei ostaks, neid ostab endale ise ja mingitest kindlatest poodidest, nii et Ülemistes väga siin niikuinii tema neid poode ei ole. Ja siis ma mõtlesin, et ma ostan talle mingeid, ma ei tea, näohooldusvahendeid, mis iganes, mingeid asju, mida nagu võib-olla on vaja, on ju. Aga ma käisin ära, sõin ILU poes ja ma ostsin talle ühe sellise, selle ma ostsin ka, sest et mul on räme maguseisu. Aga talle ma seda ei ostnud, talle ma ostsin sellise asja, mingisuguse näopuhastusvahendi, mida ta kasutab ja ma tean, et tal on tegelikult otsas ka, nii et jah, aga kell on vahepeal saanud, ma panen autoga tööle, kell on vahepeal saanud mingi 6:30 või? Äkki ei ole nii palju? No 18:23 on küll. Ühesõnaga, ma sõidan Kristiinesse, käin sealt Magda Beautyst läbi, võtan talle sealt veel paar asja ja siis ma arvan, et on hästi küll, et Mason Beasti ma ei jõua. Ma tegelikult ei saanudki aru, kuna neil on suht kehva see koduleht, selles mõttes ma ei saa aru, mis päeviti nad üldse lahti on.
siis ma ei viitsi sinna tegelikult minna sõitma ka, seal on suht kehv parkida, see on seal Sossimäel. Nii et Mason Beasti, ma ei tea, ma viin ta siis mingi päev ise äkki. Võt. Aga lähme siis Kristiinesse. Ma söön paar küpsist. Nii ma jõudsin Kristiine parklasse ja lambist on suvi jälle väljas. Just nagu tundus, et hakkab mingi torm ja vihm ja nii kui ma Ülemiste parklast välja sõitsin, siis ma ei tea, 20 kraadi ja selge taevas. Kas on võimalus, et ka homme on ilus ilm? See on küsimus. Ja mis ma veel tahtsin öelda? Ma lihtsalt armastan neid parklaid, kus on need kaamerad, vaata, loevad neid autonumbreid. Sest et kui palju lihtsamaks on tehtud see, et me ei pea seda kella panema. Ma ei tea, mida ma üldse räägin. Igatahes. Sprite'i on ka veel. Domino küpsis ja Sprite. Mis elu ma elan ausalt. Ma oleks nagu 10 aastane. Igatahes lähme poodi. Mida edukat käiku ma ütleks? Ma sain Mihklile kingituse ja endale seeliku, 2 kleiti ja 1 topi. Ja ma ei tea muidugi, kes ma arvan, et ma enda arust olen, aga ma enda arvates vist olen inimene, kes kannab seelikuid, mitte et ma oleks endale eluaeg tõestanud ju vastupidist. Siis ma ostsin endale roosa seeliku, sellise Reservedist. See maksis 12,99. 12,99 eest võib vist katsetada uusi asju oma elus. Ja siis ma leidsin lambist H&M-ist, ma ostsin sinna 15 minutit enne sulgemist sisse ja avastasin seal päris palju allahindlusi. Ja siis ma sealt krahmasin mingeid kleite ja ostsin endale ühe rannakleidi, mis on mulle tegelikult natsa suur. Ma võtsin L-suurusega, ma üldiselt kannan S-i ja või M-i. Oleneb mingist muidugi tegumast on ju. Aga see oli L, aga ma mõtlesin, et vahet pole, kuna ta on selline rannakleit, siis las ta olla. Natuke siuke lohvakas ja suur. Ta on nagu siuke paeltega ja langeb niimoodi. Ja värv mulle sobis nii, et ma mõtlesin, et las ta siis olla. Ja ma leidsin teksakleidi. Teksakleidi, millest ma ükskord jalutasin mööda, see oli minust mingi paar kuud tagasi, mul ei olnud aega seda proovida ja ma juba siis vaatasin, et ta on siuke nagu paksust, nagu korralikust kvaliteetsest teksa nagu materjalist kleit. Ma ei mäleta, mis ta siis maksis. Ma arvan, et ta oli mingi siuke 40 € äkki, võib-olla isegi rohkem. Ja nüüd lambist oli seal allahindlust riiulil või stangel või mis iganes. See sama kleit. Ja see maksis 11,99 ja minu suurus. Ja ma isegi võtsin vaevaks, et ilusti proovida seda seal ja see lihtsalt sobis ideaalselt. Nii et ma ei tea. Väga elevil tänase päeva üle. Ja Mihklile ma ostsin ka kingituse ära. Ostsin talle need Smile Labi hambaplastrid, mida me tegelikult mõlemad ka kasutame. Ja selle šampoonikese. Mulle meeldib, kuidas me eelmises või üle-eelmises vlogis rääkisime, kuidas mul on olematu juukse hooldusrutiine, siis mina ostmas Mihklile põhimõtteliselt mingid salongi tooteid, mida ta tegelikult ka kasutab. Aga let's be honest, ma võib-olla ise kasutan ka seda. Nii et jah, küll ta on üks õnnelik mees, et ta minu endale valis. Aga kell on 8 läbi. Mihkel pani juba Leo magama, nii et ma lähen ka koju. Ja naudin seda sõitu, panen mussi põhja ja ma ei tea. Vahel nagu mingid asjad lihtsalt prompt poodi minek on alati see nagu
alati siis juhtub mingeid häid asju minu meelest. Vot, aga ma lähen siis. Davai. Ühesõnaga, me tulime ka raudtesse, sest meil on vaja hakata terrassi ehitama. Ja see on meil täna päevakavas. Ja kui ma ütlen meie, siis ma tegelikult mõtlen Mihkel. Nii, ma näen nagu mingi mega ratšad välja, aga kuna Mihklil on homme sünnipäev, siis ma mõtlesin, et peaks talle mingi koogi tegema. Yeah. Ja mõtlesin, et teeme siis küpsise torti. Ma ei tea, kas on must ka. Nii. Brianna mängib naabrilastega. Vist ikka veel. Lähen korra vaatan. Ei näinud. Aga hakkame kooki tegema. Pesin ära maasikad, siin on kirsid, mustikad. Siia ma panin 3 kuubimetuubi ja 1 kreeka või maitsestavat jogurti. Siin on sellest kirsikompotist see vedelik või mahl, millesse ma immutan siis küpsised ja põhimõtteliselt nüüd on ainult ladumise päev. Ma tegelikult tahtsin Briannaga kutsuda tuppa, et ta äkki tahab ka aidata, aga ma ei näidki, kus ta praegu on. Aga alustame. Tulime jalutama. Mihklil on täna sünnipäev ja me ärkasime ikka mingi kell 6 või. Minust Mihkel ärkas 5. Nii et meil on juba kokk söödud, kell on juba 11 ka. Aga meil on juba kokk söödud, natuke koristatud ja nüüd me tulime õue väiksele tiirule. Ja ma ei saa aru, mis värk see on mingi kohustus, et kui on
jaanipäev, siis peab olema selline 14 kraadi ja ähvardav, et kohe hakkab vihma sadama. Aga Mihkel on meile siit järgi jõudmas. Nii et lähme oma tiirule. Sünnipäeva lapsega jalutamine. Üks räägib telefoniga ja teine korrab lilli. Mingi, ma ei tea, mitmes kõne me oleme praegu 40 minutit õues olnud, on terve aeg telefoniga räägis. No mina olen saanud lilli korjata. Emme kohvi. Emme kohvi. Kas äkki tahad maha minna? Ei? Emme tahaks rääkida korra. Igatahes tere hommikust. Käes on, tahaks öelda pühapäev, aga ei ole pühapäev. Käes on mingi muu päev. 24 juuni igal juhul. Mis see on, teisipäev või? Miks sul jälle tatti ninast voolama? Ühesõnaga, täna on siis 24 juuni. Ma ei hakka isegi rääkima sellest, mis ilm õues on, sest et ma käisin täna hommikul reaalselt keeva vee all, duši all, mul on siuke tunne. Mingist hetkest ma arvan, et ma lihtsalt põletasin oma nahka, sest et see vihm ja külm ja kõik see on kuidagi nii naha vahele pugenud, et mul oli lihtsalt nii külm. Ei saa rääkida. Kuhu sa turnid? Laua peale, okei. Ole siis laua peal. Yeah. See on ise nii rahulikult. Ühesõnaga see külm vihm ja kõik see on nii ära tüütanud juba, et ma ei saagi aru, et kas see nagu ei ole ebanormaalne. Miks sa mulle vasta pulti annad? Okei. Või on see meie uus normaalsus, et suvel on siuke ilm, 13 kraadi ja sajab vihma. Kõik võtad ära ja igatahes täna on vaba päev siis ja eile oli Mihkli sünnipäev ja mina olin tubli ja läksin tegelikult magama juba mingi 10-st, sest mul on täna vaja teha päris palju igasugust tööasju ja olla väga tubli muudes asjades ja tegeleda sellega siin. Palun. Kas see on normaalne või? Ühesõnaga, ma ei tarbinud eile ka alkoholi, vist ühe joogi jõin. Või noh, ühe pokaali seda mulli. Aga jah. Ja üldse ma eile ei teinud eriti midagi. Mihkli pere käis õhtul siin ja sõime ja olime, aga jah. Ja siis 10-st mina läksin magama. Et sinuga kella 7-st ärgata. Oh my god. Kas teil on ka lapsed nagu nii aktiivsed hommikuti või? Upsti. Igatahes me siin läheme oma päevaga nüüd edasi ja ma olen Mäki tuppas ja vaeseke on siin õues, käis õues ja praegu värritseb seal vihma käes, nii et ma lasen ta kiiresti tuppa ja hakkab mingi hommikusöögiga pihta, kell on juba 9 saamas. Nii et jah, selline plaan. Mul oli tegelikult räme munaisu, aga see munaisu tekib ainult siis, kui muna kapis ei ole.
nii et ma teen putru. Sest meil on mingid marju ja moosi ja võid. Nii et teeme mingi hea pudu. On ju? Ootad putru või? Vihaselt ootad putru. Sa ka tahtsid muna või? Kas sul oli ka muna isi tegelikult? Oli või? Vahepeal on kell saanud 5:30 või 5:30 läbi isegi ja Mihkel võttis just lapsed ja läks nendega tublisti õue, kuigi vihma sajab, sest ma pole siiani väga jõudnud oma asjadega tegeleda, mis mul on to-do listis oli tööasjadega. Nii et mul on nüüd 1 tunnike, ma arvan, aega, et seda teha. Ma loodan, et ma jõuan. Ma olen natuke närvis, mul on homme üks oluline nii-öelda kohtumine, kus ma pean osalema ja ma pean selleks nagu ikkagi valmistuma. Igatahes. Õnneks Mihkel võttis nüüd lapsed ja läks. Seega ma hakkan neid asju tegema ja ma mõtlesin, et ma panen saunaga tööle, sest ma pole käinud saunas. Mina pole käinud saunas, ma korra vaatan, mis siin saunas üldse on. Ma ei tea, nii mitu nädalat vist. Kui me siia kolisime, siis me käisime reaalselt peaaegu iga õhtu saunas. Aga see vist ongi nii, et kui, lihtsalt see valgus, et kui saad lõpuks endale sauna ja sa oled see inimene, kes käib saunas ja kellele meeldib saunas käia, siis sa oled alguses sellest natuke obsessed. Aga praegu pole väga aega olnud, nii et ma mõtlesin, et väike lõõgastus enne homset tööpäeva on vist tore, nii et ma arvan, ma panen sauna tööle ja siis hakkan tegema tööasju. Meil on reaalselt kontor üleval, nagu eraldi tuba. Ja ma ei ole seal käinud vist, või olen käinud koristamas, põhimõtteliselt tolmu pühkimas, aga tööd või mingit editingu ma pole seal või editimas, ma ei ole seal nagu kordagi käinud. Ma ei tea, mulle kuidagi meeldib siin all teha oma asju. Ma näen reast välja, nagu ma oleks vananenud mingi 50 aastat. Kas ma võiks panna mikrofoni külge? Vist võiks, oota. Jah, ei saa mikrofoni panna. Kuidagi. Igatahes eile oli mul lihtsalt brutaalne tööpäev. Ma arvan, et see oli üks kõige väsitavamaid päeve mu elus. Ühesõnaga,
mul oli siis audit ja mina siis pidin esindama meie osakonda, sest et oli vaja, ühesõnaga. Ja ma valmistusin selle... Ei tohi niimoodi. Ma valmistusin selleks peaaegu 3 päeva. No iga, nagu mitte 3 pikka päeva, vaid iga päeva kohta mingi paar tundi. Plus eile hommikul veel kella põhimõtteliselt 8:30 kuni 11:30. Ja siis kell 12 hakkas see audit pihta. Ja see kestis 6,5 tundi. 6,5 tundi. Ja see oli rets. Ma ei tea, ma nagu tunnen, et ma jõudsin koju mingi 7 läbi ja ma lihtsalt võtsin sisse 2 peavalurohtu, sest mu pea niimoodi huugas. Mul pole küll naimugi esiteks, et see võiks nii kaua kesta, et see on nii intensiivne. Noh, mul olid mingid aimdused, kuidas see välja näeb, aga et see on nii intensiivne. Ei. Niimoodi ma jõudsin koju, mul oli selline peavalu, et mul oli süda paha, ma lihtsalt läksin voodisse pikali ja jäin magama. Kuna ma töötan lennunduses, siis see on obviously väga nagu reglementeeritud ala ja seal peabki väga kõike kontrollima, et kõik vastaks ohutusnõuetele ja nii edasi. Aga ma reaalselt jõudsin koju ja mul oli siuke tunne, nagu ma oleks käinud kuskil jaoskonnas ülekuulamisel. Aga eks võtame seda kui kogemusena ja järgmine kord, kui peaks minema, siis vähemalt teab, mida oodata. Vot. Aga vist läks nagu selles mõttes hästi ka. Igal juhul täna on neljapäev. See on nii veider, kui nädala sees on pühad. Eriti veel esmaspäeva ja teisipäeva niimoodi järjest lähevad, siis töönädala arvestus on nagu kuidagi nii vale oma peas. Aga õnneks täna on neljapäev, see tähendab seda, et mul on ainult tänane tööpäev ja homne tööpäev ja siis on nädalavahetus. Ja tundub, et täna tuleb ilus ilm, aga mis mul sellest, kui ma olen tööl, aga ikkagi vähe toredam tuju on ikka. Igatahes Leo on kodus, Leol on nohu. What else is new? Ja alustame selle päevaga, siis vaikselt siin ma panen ennast tööks valmis ja Leo laulab. Mis sa laulad? Kas sa tahad ka ennast näidata või? Sina ja mina igas vlogis kahekesi siin nii. Ja ma arvan, mind pannakse varsti vangi, sest ma pole teda ikka veel juuksurisse viinud. Ühesõnaga, ma olen oma vlogimise, ma olen siiapoole, mul airfryer huugab. Ma olen vlogimise päris unarusse jätnud. Mul oli väga hull nädal ka. Ühesõnaga, juba on pühapäev. Ja meil on olnud päris kiire päev. Me otsime oma
korterisse üürnikke ja me käisime täna nüüd esimest korda näitamas, ikka pole lihtsalt olnud aega endal sellega väga tegeleda ja ühesõnaga täna käisime näitamas, nii et jah, ühesõnaga sellega on igast tegemist. Aga praegu me teeme hoopis süüa, sest et üle mitme päeva on natuke, ei tähesid enam, on natuke päiksepaistelisem ilm, tuuline küll, aga mõtlesime, et kasutame juhust. Nii et mina olen siin selle duty's, et teha mingeid asju lihale kõrvale. Nii et ma teen siin frikaid ja salati. Ja Mihkel hakkab grillima lammast. Võt. Aga mul on siuke tunne, et see vlog on all over the place, nii et ma arvan, et ma lõpetan selle siinkohal ära ka. Homme hakkab juba uus töönädal pihta, nii et ja varsti saab puhkusele ka. Vot, aga ühesõnaga, kui sa jõudsid siia lõppu, siis suur aitäh sulle. Pane ikka like, kui sulle video meeldis ja kui sa ei ole veel subscribe'inud, siis võid teha ka seda. Ja. Ja ühesõnaga, olge tublid ja tšau, paka!